Tere tulemast esimese mooduli teise õppetundi. Esimeses õppetunnis ehitasid ärimudeli ühele lehele. Määratlesid oma väärtuse, kliendi ja tulu. Kuid plaan paberil on ainult hüpotees. Nüüd esitame äri kõige raskema küsimuse. Kas päris inimesed on tegelikult nõus selle eest maksma? See õppetund räägib tõestusest, identiteedist ja massist eristumisest. Alustame turu valideerimisest. Valideerimine on protsess, mis kinnitab päris nõudlust. See tähendab tõestamist, et päris inimesed maksavad päris raha. Ja mis kõige olulisem, seda enne, kui investeerid kuid oma elust. Nii paljud loomeinimesed ehitavad esmalt ja alles siis otsivad ostjaid. See on üks levinuim viis, kuidas loomerid ebaõnnestuvad. Kuid ilusad tööd millegi kallal, mida keegi kunagi ei osta. Valideerimine on ravim, testi nõudlust ja siis ehita. Kuidas siis teada, et päris nõudlus on olemas? Otsi 3 signaali. Esimene signaal on maksmisvalmidus. Inimesed ütlevad, et su idee neile meeldib, see tundub imeline. Kuid entusiasm ei ole valideerimine, ainult raha on. Valideerimine loeb siis, kui keegi pühendub, maksega või ettemaksuga. Teine signaal on korduv nõudlus. Üks klient on õnn, see võib juhtuda kellega tahes. Kuid 3 klienti, kes iseseisvalt su leidsid ja maksid sarnase hinna. See on muster ja mustrid on äri vundament. 3. signaal on alateenindatud vajadus, tõeline lünk, mida teised ei märka. Oled valideeritud, kui 3 mitteseotud klienti maksavad ilma tugeva veenmiseta. Nagu ikka, seletame kõigepealt lahti selle õppetunni võtmesõnad. Positsioneerimine on koht, mille sa turul teadlikult enda omaks valid. Niche on üks konkreetne rühm, keda teenindab paremini kui keegi teine. Nelipid on toode, hind, edendus ja positsioneerimine. Su missioon on su eesmärk praegu. Mida teed ja kellele? Su visioon on tulevik, mille loomisele su töö kaasa aitab. Su bränd on kogu mulje, mille jätad, mitte ainult logo. Ja su ideaalne kliendisegment on lihtsalt su parim sobiv klient. Algaja või juba tegutsev, need sõnad tähendavad samu lihtsaid asju. Iga äri konkureerib ühel 3 laiast viisist. Variante on kulujuhtimine, konkureerid madalaima hinnaga. Kuid see vajab suurt mahtu ja halastamatut tõhusust. Üksiktegijal on seda väga raske hoida, see on võidujooks põhja poole. Variant on eristumine, konkureerid selgelt parema olemisega. See on soovitatav tee enamikule loomeprofessionaalidest. See laseb klientidel sind otsida ja kaitseb su marginaale. Variant on nišifookus, teenindad üht segmenti äärmiselt hästi. Sinust saab ilmselge ekspert ja soovitused hakkavad korrutuma. Ükskõik millise valid, vali see teadlikult. Positsioneerimine ei ole kunagi juhus. Kuidas siis seda tõestust koguda? Fokusseeritud uuringu kaudu. Ja see ei nõua suurt eelarvet, see nõuab fookust. Kõige võimsam tehnika on informatiivne intervjuu. Räägi otse 5–10 inimesega, kes sobivad su ideaalse kliendiga. Küsi nende eelarve, suurimate valude ja praeguse toimetuleku kohta. Ja siin on kuldreegel, ära paku, lihtsalt kuula. Pane kirja täpsed sõnad, mida nad kasutavad, sest sellest saab su turundustekst. Järgmiseks testi oma portfooliot, näita näidisteid ja kogu ausaid reaktsioone. Seejärel küsi otsustav küsimus, mida sa selle eest maksaksid? Lõpuks vaatle kliente töö juures, see paljastab valu, mida nad sõnadesse ei pane. Oma jõnga leidmiseks pead uurima oma konkurente. Võrdle igaüht neile järgi. Toode, mida nad tegelikult müüvad, eritellimustööd või malle. Hind, kas need on odavad ja suuremahulised või premium ja butiik. Edendus, kus nad turundavad ja millistel platvormidel. Positsioneerimine, mis on nende ühe lause lubadus kliendile. Ja määratle konkurent laialt, see ei ole ainult sinuga samas valdkonnas. Konkurent on igaüks, kes võiks võtta eelarve, mis oleks võinud olla sinu oma. Kaardista nad kõik ja tühjad kohad hakkavad ise ilmnema. Nüüd pane kõik välja konkurentide maatriksisse. See annab sulle struktureeritud vaate kogu turule. Siin omab stuudio premium taset 2–8 000 €. Vabakutseline on kiire ja taskukohane, madalamas otsas. Ja agentuur teenindab suuri ettevõtteid 15 000 eest ja rohkem. Kuhu siis sina sobid? See ongi kogu harjutuse mõte. Otsi hinnataset, mida praegu keegi ei hõiva. Võib-olla keskturg, mis asub odavate vabakutseliste ja kallite agentuuride vahel. Või segment, millele keegi ei keskendu, nagu jätkusuutlikud või naiste juhitud brändid. Või kombinatsioon, nagu premium kvaliteet kiire teostusega, mida keegi ei paku. Tugev identiteet algab 2 lühikesest avaldusest. Esimene on su missioon on praegu.
See vastab, mida teed, kellele ja millise tulemusega. Filmitegija jaoks võib see olla karakteripõhiste lühifilmide loomine. Filmide, mis annavad uutele stsenaristidele platvormi mitmekesistele häältele. Teine avaldus on su visioon. Su visioon on tulevik. See on julge, ambitsioonikas eesmärk 5–10 aasta pärast. See vastab, milline maailm välja näeb tänu su ärile. Disaineri jaoks saada eetilise brändimise kuldstandardiks. Koos ankurdavad need 2 avaldust iga otsuse, mille teed. Siin on midagi, millest paljud loomeinimesed mööda vaatavad. Kliendid ostavad seda, kes sa oled, sama palju kui seda, mida pakud. Võimas lugu on see, mis õigustab premium hinda. Nii et ehitame 1/5 osas. Algus, miks sa alustasid, milline kogemus sind siia tõi? Autentsus siin loob kohese usalduse. Veendumus, mida sa põhimõtteliselt oma käsitöö kohta tõeks pead? Missioon, mida püüad maailmas muuta või luua? Tõestus, su juhtumiuuringud, tagasiside ja auhinnad. Ja kutse, selge, avatud uks, millest õige klient saab sisse astuda. Struktuur, mille valid, kujundab su kasumi ja skaala. Levinud mudeleid on 4. Üksiku vabakutselisena oled sina toode. Saad täieliku kontrolli ja madalad üldkulud. Kuid su tulu võrdub su ajaga ja see eskaleeru. Butiikstuudio on väike spetsialistide tiim, 2–8 inimest. See saab võtta suuremaid projekte ja küsida premium hinda. Loomeagentuur on veelgi suurem, teenindades mitmekesiseid kliente suures skaalas. Kuid see kannab reaalset tegevuslikku keerukust. Ja tootepõhine stuudio müüb intellektuaalomandit passiivseks, globaalseks haardeks. Olgem selged selle suhtes, mis bränd tegelikult on. Su bränd ei ole su logo, see on kogu mulje, mille jätad. Visuaalne identiteet on esimene, mida inimesed näevad, kuid viimane, mis eristab. Verbaalne identiteet, kuidas kõlad, on sama oluline kui see, kuidas välja näed. Su positsioneerimisavaldus on sisemine kompass, mis kõik ühtlustab. Maine ja sotsiaalne tõestus on su kõige võimsamad varad. Need ehitatakse aeglaselt aja jooksul, mitte ei kujundata üleöö. Kliendikogemus ise saab brändi eristajaks. Ja su portfoolio peaks näitama su parimat tööd su ideaalsele kliendile. Ennekõike peab iga kokkupuutepunkt jutustama üht järjekindlat lugu. Platvormi valik on strateegiline otsus, mitte tagantjärele mõte. Ole nähtav seal, kus su ideaalsed kliendid tegelikult aega veedavad. LinkedIn sobib ettevõtete vahelisele tööle ja mõttejuhtimisele. Instagram on kodu visuaalsetele loomeinimestele ja esteetilistele portfooliodele. Behance teenindab disainikogukonda põhjalike juhtumiuuringutega. YouTube ja TikTok premeerivad õpetajaid, treenereid ja meistreid. Ja su isiklik veebisait on üks koht, mis on tõeliselt sinu oma. Siin on reegel, valda üht platvormi sügavuti. Ole kohal 2 teisel, kuid ära kunagi tugine ainult renditud maale. Algoritmid muutuvad ja kontot kustutatakse, valda oma kodubaasi. Aeg seda rakendada, selles õppetunnis on 2 harjutust. Esiteks ehita oma konkurentide maatriks. Uuri 4–6 päris konkurenti, nii otsesid kui kaudseid. Uuri igaüht 4 järgi ja määra selgelt oma lünk. Teiseks tee oma positsioneerimisvalik. Kulujuhtimine, eristumine või nišifookus, seejärel põhjenda seda. Koosta oma missiooniavaldus ja oma visiooniavaldus. Ja testi neid ühe terava küsimusega. Kas suudaksid nimetada 3 klienti, kes maksaksid selle eest kohe praegu? Teeme selle õppetunni kokkuvõtte. Nüüd tead, kuidas valideerida päris nõudlust päris rahaga. Oled võrrelnud oma konkurente ja leidnud oma lünga. Oled loonud identiteedi, loo ja teadliku positsiooni. Tead täpselt, kus oma turul seisad. 3. õppetunnis muudame selle selguse fokusseeritud suunaks. Kohtumiseni viimases õppetunnis. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Aitäh, et õpid koos meiega.